ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Minu nimi on Merike Lehepuu. Kas sina oled ennast täna juba liigutanud, hommikuvõimlemist teinud või juba trennis käinud? Ja kui sa seda veel teinud ei ole, siis üks suur soovitus on see, et liiguta ennast. Täna on meil saates personaaltreener, füsioterapeut ja koolitaja Helina Kalda, kes on ise öelnud, et tema paneb ka kõige suuremad spordivihkajad liikuma. Tere tulemast, Helina! Tere, aitäh nii armsa sissejuhatuse eest. Ja mulle väga meeldib see, kuidas sa oled nagu välja hõiganud ja ma tean, et sa seda suudad ka, et panna inimesed liikuma, kuid ütle, kes sa tegelikult ise oled oma hingelt ja kuidas sa tahad ise ennast tutvustada? Ja see, kuidas ma panen inimesed liikuma, on enamasti meie pere nii-öelda ettevõttega, ehk siis Kalda pere lastekas on meie üks ettevõtmine, me teeme laste sünnipäevasid, liigutame lapsi, nende lapsevanemaid ja ma usun, et sellest me saame väga palju rääkida, et kuidas siis neid lapsi liikuma saada ja arvatavasti, kui sa juba kuulad, siis sa oled võib-olla lapsevanem, võib-olla lastega tegelev personal, siis väga palju me saame ise ära teha. Aga kes ma olen? Ma olen inimene, kes algusest peale ma olen nagu tundnud, et ma tahan asjadest aru saada. Et minu jaoks on lihtsalt see, et ma lihtsalt tahan teada, miks juhtub midagi, mis toimub meie aju sees, miks tekivad haigused, miks järsku näiteks otsustab aju, et ta enam ei tooda dopamiini, ehk siis seda mõnuainet, mis paneb meid uuesti ja uuesti midagi tegema. Ja miks järsku näiteks tekib Parkinsonism. Ja ma usun, et see on väga loogiline jätk sellele, et ma olin huvitatud meditsiinist. Ja ma tundsin, et füsioteraapia annab mulle need vastused. Ehk siis füsioteraapia õppes ma tundsin, et ma saan nagu laiapõhisema baasi, miks ma otsustasin, väga kaalusin, kas arstiteaduskonda minna või füsioteraapiasse, siis ma tundsin, et võib-olla ma ei taha nii kitsast valdkonda ise endale valida, et arstiteaduskonnas teadupäralt peab spetsialiseeruma. Ja siis ma tundsin, et aga mis siis, kui mind huvitab nagu kõik, et ma tahan rohkem teada. Ja siis füsioteraapia on kuidagi täpselt see minu hinge teema, sealt edasi on loomulik jätk see, et ma õppisin personaaltreeneriks, siis loomulik jätk on see, et kui sa millestki oled fanatt, siis sa hakkad seda edasi koolitama ja õpetama ja nii see kuidagi loomulik kulg on olnud. Ja ma saan aru tegelikult, et kõige rohkem meeldib sulle ikkagi lapsi liikuma saada ja selleks, et lapsed liikuma saada, tuleb ilmselt vaadata otsa vanematele. Jah, paratamatult teatud eluetapis, kui me räägime lastest alla 12 aasta, siis tegelikult väga suur vastutus lasub vanematel. Lihtsalt sellepärast, et me oleme eeskujuks. Tahame või mitte, meie teod räägivad rohkem kui meie sõnad. Ja see on nagu see point, et kui sa tahad, et su laps kell 8 õhtul paneks nutitelefoni ära, siis vaata ise endale kõigepealt otsa, peeglisse otsa, kas ma olen ise valmis selle sammu tegema. Ehk siis mitte see, et kuule Merike, pane nüüd see telefon ära ja siis järgmine hetki seal on nagu Instagram, TikTok. Et kas see on see vastutuse koht, et kas ma olen päriselt ise valmis seda muutust tegema, mida ma nõuan oma lapselt. Ja sama liikumisega, et kui ma selle käed niimoodi ristati rinnal ütlen, et aga miks sa ei jookse? Mine jookse, hüppa nüüd, see kiiremini, ise võib-olla krõpsu, see on piltlik näide, et ise nagu seal kamandan, aga järgmine hetk võib see laps tulla, et kuule, tee ise ette siis. Tule tee palun, kui see nii nagu lihtne on kamandada. Et siis, mida ma olen näinud läbi oma praktika, on, et need vanemad, kes liiguvad koos oma lastega, nende lapsed on liikuvamad, rõõmsamad, nendel läheb koolis paremini, muudes asutustes, huviringides paremini, nad on motiveeritumad ja neil on väiksem tõenäosus tegelikult sattuda depressiooni hambusse ja ärevusse ja nad on stressile nii-öelda vastupidavamad, et meie kõigi sees on stress, väline maailm on järjest stressi rohkem ja lapsed, kes on liikuvamad ja funktsionaalselt liikuvamad,
kes siis nagu teevad mingisugust treeningut, on kuskil huviringides, teevad multisporti näiteks, siis need lapsed lihtsalt suudavad stressiga paremini toime tulla ja nad suudavad ka eesmärgistada oma elu paremini. Eks nad teavad, miks nad midagi teevad, nende õppetulemused on selle tõttu paremad ja nende soov pingutada on ka suurem. Ehk siis lõppkokkuvõttes me räägime hästi ennast juhtivatest inimestest, kui me vaatame pikka perspektiivi, lühikest perspektiivi, kui me vaatame 5-7 aastaseid, siis need lapsed lihtsalt tunnevad ennast enda kehas hästi. Nad oskavad ennast liigutada, nad tunnevad naudingut müramisest, nad teavad, et nende kehad on tugevad ja sitked ja võimelised tegema mida iganes, nad ei karda enda keha proovile panna, nad on julgemad, nad on avatumad ja nad on sotsiaalsemad. Ja sellest ilmselt tuleb see ka, et sellises vanuses lapsed tahaksid kõiki spordialasid proovida. Täna tahaks karateed, siis ma tahaks judot, siis ma tahaks sulgpalli, siis ma tahan tennist, siis ma tahan jalgpalli. Ja läbi selliste kogemuste laps leiab ju oma. Ja see on hästi hea, et sa tood selle välja, sest et ma kujutan ette, ma olen ise 2 lapse lapsevanem ja mul on väga erinevad lapsed. Ja see on ka väga okei, et väga liikuvas perekonnas on väga erinevad lapsed. Ühel on nagu juba selline tunnelvisioon, juba algusest peale nägin, et minu 3-aastasel tütrel on nagu see, et tema tahab olla kiire, tema tahab jõuda finišijoonele, ta nagu näeb seda lõppeesmärki, ta tahab need 5-7-aastased ka nii-öelda nagu üle joosta. Ja iluvõimlemine kuidagi on tema sees, ta juba hakkas mulle raiuma umbes aasta tagasi, tema tahab balletti. Ma ise olen 11-kordne Eesti meister iluvõimlemises ja ma olin suhteliselt kindel, et ma ei pane oma last ilu- ja rühmvõimlemisse. See, miks on võib-olla selle, et mina 30 aastat tagasi, kui ma tegin seda spordiala, oli väga-väga erinev. Ja tänases päevas ma näen, et selles on väga suured positiivsed edasiminekud olnud, just selle mitte keha idealiseerimise või sellise ühe ülbaga lõikamisest, et kui sa oled selline, siis sa oled ilus, kui sa oled selline, siis sa oled kole. Aga minu tütar teadis täpselt, tema tahab iluvõimlemisse ja ta läheb iga päev rõõmuga sinna trenni. Aga 7-aastane laps, tema nagu otsib ikka veel jätkuvalt enda kohta. Ja see on okei. Ma tahangi nagu seda panna südamele, et laps ju ei tea enne, kui ta ei ole näiteks 3 kuud asja ära proovinud. Ja võib-olla su laps tuleb koju, näeb ägedat, näiteks minu poeg, ägedat mingisugust jalkapossi. Arvatavasti populaarne, inimesed sumisevad tema ümber, äge, oskab trikke teha, lööb peaga, lööb jalaga, teeb igast väga kiire ka. Ja selline nagu populaarne poiss, ma tahaks ka jalkapoiss olla. Ja siis sa emana või isana ütled, et okei, paneme siis sinna trenni, ajad selle ajad, teed hullud logistikat, oled see taksojuht, on ju. Ja siis laps ütleb 6 aja pärast, et see oli üldse see trenn, ma ei taha seda teha. Ja siis mis tuleb loomulik reaktsioon? Ise sa ju tahtsid. No aga mina ju ei sundinud siin, nüüd käid aasta lõpuni, nüüd käid hooaja lõpuni, ei ole midagi. Siis see on ka okei tunda seda tunnet, aga siis võib-olla see järgmine samm sellest võiks olla, et okei, kui sa ei taha enam jalgpalli teha, mida sa tahaksid teha? Et äkki proovime. Et praegu hetkel me salvestame selle septembrikuus liikumisnädalal täiesti selle podcasti ja liikumisnädala raames, neid on ju väga palju tegelikult siin aasta jooksul, on väga palju võimalik erinevates asutustes proovitrenne teha. Laps enne ei tea. Kas talle see asi sobib, kui ta ei ole tegelikult enda nahal ära testinud, no ma ütlen 1, 2 kuni 3 kuud ja alles siis ta saab teada, kas see on tema jaoks. Esialgu see võib tunduda talle põnev, lõbus, kuni mängus saab päriselt sport ja võib-olla siis enam see ei meeldi. Aga ka üks asi on see, et võib-olla jalgpalli see asi ei olegi. Võib-olla on asi selles treeneris konkreetselt, et seal ei ole seda klikki. Siis ei tasu nagu püssi põõsasse visata, et okei, sport ei olegi sinu jaoks, hakka edasi tegema oma kunstiringi, vaid me võiksime suunata last läbi selle, et aga mida sulle meeldiks teha, mida sa tahaksid katsetada. Võib-olla see on ujumistrenn, võib-olla see on tennis, võib-olla see on padel, võib-olla see on multisport. Ja mina olen andunud multispordi fänn. Mina ka, sest mu poeg käib nüüd seal. Sama, minu poeg ka multispordis, sest et Gert Kanter on sellest väga palju rääkinud. Et tegelikult lapsed võiksid esimesed 14 aastat
saada võimalikult laiapõhist haridust, kui me räägime nüüd kehalisest aktiivsusest. Sest et kui sa õpid kasutama enda keha mobiilselt judos, siis see annab eelise sulle karatees. Aga see annab ka eelise sulle näiteks jalgpallis, sest et sa tunned oma keharuumis hoopis teistmoodi, su koordinatsioon on parem. Kui sa õpid jalgpalli mobiliseerima, ehk siis sul on see nii-öelda nagu silma, jala on ju, või siis räägime tennisest, sulgpallist, padelist, reketspordialast, sul on käe-silma koordinatsioon palju-palju parem, mis tähendab, et sa oled ka teistel aladel edukas. Seega, võib-olla see alternatiivne vaade on see, et see 1 kuu, mis see laps tegi mingit spordiala, ei ole justkui nagu vetsupotti visatud, vaid see on hoopiski midagi, mis annab talle edasiseks treeninguks, ajufunktsioonide parendamiseks hoopiski kasvulava. Ehk siis iga minut, mis sinu laps ja mis sa ise oled kehalist aktiivne, on alati kasuteguriga, mitte kunagi ei ole see maha visatud aeg. Ja see on minu arust täiesti õige asi, mida alati tasub endale meelde tuletada, kui sul on päev kiire ja sul on väsimus ja sul on mida iganes veel ja siis sa mõtled, saaks koju ja diivanile ainult magama, siis tegelikult su keha karjub, palun vii mind liikuma. Sest muidugi tuleb eristada seda, kus on see päris väsimus ja see, aga ma mõtlen seda, et kui me ikkagi päeva jooksul oleme istunud ja teinud tööd ja teinud ajuga tööd, eks ole, või me ei ole mitte midagi teinud, siis tegelikkuses su keha on loodud liikuma ja kui sa seda ei tee, siis on see, et meie vanused on erinevad, aga mina veel ei tunne oma vanuses, et mul kuskil liigesed või midagi oleks nagu valusad, kuigi ka mina olen väga palju tegelenud iseendaga, et hoida ennast nagu liikumises ja et kõik õlad ja käed oleksid nii-öelda liikumises. Eks see on ju tegelikult ülioluline, et see liikumisharjumus, kui see meile väikesest või maast madalast tuleb, siis ta ikkagi jääb meie sisse, sest kehal on ju mälu. Just. Ja väga hea, et sa tõid välja selle eristamise aspekti. Üks on vaimne stress, teine on füüsiline stress. Vaimne väsimus versus füüsiline väsimus, need ei ole samad. Me paneme nad väga tihti samasse patta, sest et kui sa oled päev otsana IT-spetsialistina istunud arvuti taga, programmeerinud, teinud, ma ei tea, seal tarkvara testimisi, see ongi vaimselt väga koormav. Ja nüüd, kui keegi veel ütleks, lähme tunniks ajaks jõusaali, sa mõtled nagu, et kuule, mu ajud on juba välja jooksnud, mida sa tahad minust. Et siis see on väga okei seda tunda, aga mis on see positiivne pool, on see, et see füüsiline liikumine annab meie ajule nii palju rohkem. Ehk siis, kui me hakkame kõndima, liikuma, eriti mingit aeroobset tegevust tegema, siis verd viiakse rohkem siia prefrontaalkorteksisse ja hipokampustesse, mis on siis meie mälu, keskus on hipokampused, ehk siis meie lühiajalised mälud viiakse nii-öelda pikaajalisse mällu läbi hipokampuse ja seega meie organiseerimisvõime, kui verd viiakse rohkem siia otsmikusagarasse, meie organiseerimisvõime, meie abstraktne mõtlemine, meie lahenduste leidmine on palju parem, meie loovus on palju parem, meie võimekus üldse nagu ka edaspidiselt tulevikku nii-öelda organiseerida ja planeerida on palju-palju parem. Seega asi pole selles füüsilises kehas enam, vaid see on nagu nii palju rohkemat. Ja kui me mõtleme inimeseks olemise aja peale, siis võib-olla sa oled kuulnud seda 24 tunni nagu näidet, eks. Et kui me paneksime inimeseks olemise 24 tunni raamistikku, siis 20 minutit enne südaööd, ehk siis 23:40, me otsustasime oma koobastest ja korilusest välja tulla ja hakata põldu rajama. Siis sealt edasi 23, 59, 40, ehk siis 20 sekundit enne südaööd me otsustasime hakata tehaseid rajama ja nii-öelda me hakkasime tööstusrevolutsioon tuli. See oli 20 sekundit enne südaööd. Ja nüüd 23, 59, 59, 1 sekund enne südaööd toimus digipööre. Ja me oleme tegelikult see savannirahvas. Meie looduslik nii-öelda valik on olnud tegelikult see, et meie geenid on parendunud läbi selle, me oleme kogu aeg liikunud. Meil on dopamiinisüsteem ajus, mis annab meile iga kord sutsaka, sellise positiivse sutsaka, siis kui me liigume. Miks?
miks see nii on? Miks see nii on? Sellepärast, et meie keha kohe tunneb ennast paremini, eks ju. Aga miks me tunneme, kui sa mõtled, et me oleme see savannirahvas, me astusime oma koopast välja, miks ma peaksin tundma ilus päev ja dopamiin sellepärast, et mul oli ju vaja liikuda selleks, et saada süüa, eks ju, et ellu jääda, on ju kõik need elementaarsed asjad, eks ju. 2 varianti, miks me jooksime. Kas kellegi eest ära, et ellu jääda või kellegi poole, et saada süüa. Seega, meie keha andis meile dopamiini selle eest, kuule Merike, kuule Helina, tee seda rohkem, siis sinu geenid kanduvad edasi läbi sinu järglaste. Ja mis meie ellujäämise nii-öelda mõte on? Tuua järglasi, ehk siis meie inimkond saaks jätkuda. Seega, kõik see, mis tegelikult aitab kaasa meie siin ilmas eksisteerimisele, on nagu tasustatud dopamiini süsteemi järgi, mis siis toimub ajus. Ehk siis aju ütleb meile põhimõtteliselt läbi hormoonide kompoti, tee seda rohkem, see toob sulle kasu, see on väga mõnus. Nüüd see lõks, kuhu me oleme sattunud sellel digiajastul, on see, et seesama dopamiin ka kordades suurem laksuna on siinsamas. Nutitelefonis, arvutis, Netflixis, heas, mõnusas, rammusas, magusas toidus. See on nii kättesaadav, et tekib küsimus, miks ma peaksin tegema midagi rasket, et saada seesama hormoonide kompott kätte. Ja see on see lõks, kuhu meie lapsed nüüd on sattunud, see uus generatsioon. Sest meie oleme ikkagi selle ajastu lapsed, kes ei saanud helistada telefonis või SMS-iga saata, kuule, mis teed. Ma ei tea, mina vähemalt pidin jooksma kvartal eemale, koputama ukse peale, ütlema, kas sa saad õue tulla. Ei saa, pean koolitööd tegema. Jooksin tagasi koju. Lähen järgmise sõbrana juurde. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Kogu aeg seal pool oli ka see sotsiaalne pool. Kogu aeg oli see silmkontakt, see kehakeel. 70% meie suhtlusest või rohkem on meie kehakeel. Nüüd, mis tänapäeval on toimunud, on see, et me istume, me oleme küürakilasendis, me oleme mitte liikuvad ja meie keha enam ei saa sellist dopamiini liikumisest, vaid ta saab siit, kogu aeg plin-plin siit. Ja see on lihtsalt see, et meie aju, meie keha pole arenenud ega veel tulnud nii-öelda plastiliselt kaasa meie digipöördega. Mida selleks nüüd tegema ikkagi siis peab, et saada nagu see restart, et inimesed päriselt hakkavad liikuma, sest ma tean ja näen, kui palju inimesi tegeleb sellega, võitleb lausa sellega, et palun inimesed hakake liikuma. Ma ise olen see, kes ütleb, et palun tulge liikuma, teen väljakutseid, erinevaid asju, eks ole, sina teed. Ja ikkagi on nagu see, et sa näed seda, et inimesed ei liigu või lapsed ei liigu, eks ju. Kehalise kasvatuse tunde on ka koolis kas 1-2, eks ole, nädalas on ju. Ja siis on need mõned, kes käivad trennis. Et läbi siis eeskuju või siis läbi sundimise, sest me ei tea seda tegelikult, on ju. Loodame ikka parimat, et nad ikkagi tahavad seal käia. Ja esiteks ma tahaks seda öelda, et seal on nagu nii palju erinevaid asju, mida me saame ära teha. Seal on üks segment on lapsevanemad, ehk siis see perestruktuur, teine on omavalitsus, ehk siis need koolid. Liikuma kutsuv kool, parim asi minu meelest, mis saab üldse olla nagu tehtud. Kõik need koolid, kes on sisse juurutanud näiteks selle pika vahetunni. Ma olen nii tänulik oma poja koolile, Tõrvandi koolile, kellel on lihtsalt sees iga ilmaga laps peab minema välja. Absoluutselt sama on minu poja kool, kesklinna kool Tartus, absoluutselt iga ilmaga väljas. Super. Ja see on nagu ainuõige asi. Tegelikult me ei peaks sundima lapsi liikuma, sest me tegelikult lapsed on kõik liikuvad. Proovi 8-kuusele beebile öelda, et kuule ära mine, ära roni sinna. Ta on uudishimulik, ta tahab. Nii, mis me oleme ise teinud süsteemina? Ära mine, on see, sa kukud. Istu, ole rahulikult, ära turni. Veel julmemad on need ütlused, et ole tasa, eks ju, sunnitakse teda vaikusesse ja ka 8-kuune võib olla väga vabalt selles ekraanis, mis tekitab minus õõvastust. Ja Rita Rätsep ütles mulle kunagi, et tema kõige noorem patsient, kes oli digisõltuvuses, ütleme nutisõltuvuses, oli äkki aasta 4-kuune laps või oli aasta 6-kuune laps. Kindlasti on see juba tulnud allapoole, sest see oli paar aastat tagasi, kui me rääkisime sellest.
et nagu kes jõuab siis tegelikult psühhoteraapiasse, eks ole. Aga mida siis saab teha? Number 1 asi on siis see, et üks osapool on meie enda perekeskkond. Number 1 vanemad, me saame olla ainult eeskujuks. Need lapsed, kes on tulnud minu trennidesse, seal on nii äge vaadata, see ei ole üldse kuidagi pahasti, aga kui laps hakkab ütlema, et ma ei saa seda asja tõsta, mul hakkab selg valutama, siis ma küsin, kas sul on kunagi selg valutanud? Ei, aga minu isa ütleb, et mu selg on, et tema selg on väga nõrk ja tema selg oli lapsepõlvest peale on nõrk ja see on meie pere teema, et meil on seljad nõrgad. Seega siis hakkab siit pihta, et mis on meie uskumused. Just. Mis on meie uskumused meie enda kehade osas, kas me oleme võimelised tõstma mingisugused raskused või me paneme juba piirangud peale. Kas me ise oleme liikuvad, kas me naudime seda või see on see, et on ja tegelikult see kekatund, issand kui nõme, see treener on ka nii nõme, muidugi ongi, ei olegi vaja, tead, ma kirjutan sulle selle vabastuse. Kas me ise suuname last pigem alla andma või me ütleme, et tead, see kehalise kasvatuse tund on tegelikult liikumisõpetus on A ja O. Selleks, et olla matemaatikas targem, leida lahendusi kiiremini, et olla kiirem lugeja, et leida, ma ei tea, loodusõpetuses loogilisemaid seoseid, sul on vaja liikumist. Sest et sinu ajuosad, need samad, prefrontaalkorteks kui ka hipokampused siin mõlemal pool ajus on paremini reguleeritud. Neis on rohkem verd, kui me oleme liikuvad. Seega, su mälu on parem. Miks sa ei tahaks olla parema mäluga? Kiiremini midagi meelde jätta. Ja me saame ise lapsevanematena suunata last kas sporti vihkama või sporti armastama. Siis minu soov veel lapsevanematena on see, et me võtaksime lapsed sporti kaasa. Et kui me ise lähen trenni, ma olen sinuga rääkinud sellest, et meie võtame abikaasaga koos, võtame lapsed padelitrenni kaasa. Kui me läheme padelit mängima, siis lapsed on seal, nad vahepeal vaatavad, vahepeal toimetavad ise, jooksevad ringi, teevad takistusradasid ja vahepeal need on ka nutitelefonides. Ja see on ka okei, ma ei taha salata maha, et me oleme jõudnud digirevolutsiooni. Digimaailm, AI, ChatGPT-d, kõik sellist asjad on osa meie uuest kultuurist. Me peame olema ka valmis sellega kohanema. Et ärme viska neid asju ka nagu arhailiselt aknast välja, ütleme, see on paha. Ei, me peame oskama sellega koos elada. Just. Küll aga Jaan Aru on sellest väga palju rääkinud. Me teame, mis mõju lihtsalt omab igasuguse nutitelefoni liigne kasutamine laste ajule, kuidas see pärsib nende arengut, kuidas see soodustab unehäireid, depressiooni, ärevushäireid, teineteisega võrdlemist, mingisugust kiusu, sotsiaalsete oskuste mahajäämust. Me võiksime tunde rääkida sellest, see ei ole minu teema, aga Jaan Arul on väga palju häid loenguid internetiavarustes, et lihtsalt kuulake. Mida me saame teha, on jällegi täpselt see, et me võtame oma lapsed ise oma treeningutesse kaasa. Miks? Sest laps peab nägema ka meie emotsioone selle jooksul. Kui ma lähen trenni, siis mulle ei ole päris käsi südamel, mulle ei ole lust ja lillepidu kõik see asjad. Vahepeal on frustratsioon, no ikka üldse ei lähe. Löögid lähevad täiesti metsa. Vahepeal on selline nii hea, täna on ikka ülihea päev. Ja vahepeal on selline, et tegelikult ma ei taha minna, aga ma lubasin tulla, sest mul on mängukaaslased seal ka. Ehk siis mul on vastutus. Ja nüüd lapsed näevad seda paletti erinevatest emotsioonidest. Ja nad õpivad seda sellest, et ka nendel on raske arvatavasti. Aga kui ma ei näita neile oma päris emotsioone, ma panen ukse enda selja tagant kinni, tulen tagasi, võib-olla ütlen, ma võitsin turniiri, võitsin selle mängu, nii hea. Aga sellest sees, selle pooleteise tunnise treeningu sees oli pisaraid, oli pettumust, oli see, et miks ma nii tegin. Ma ei suuda, ma ju oskan seda. Kõiki neid teisi emotsioone. Aga laps ei näe seda. Tema näeb, et emmel on kerge, issil on kerge, läheb ise trenni. Opa, ei ole kerge. Äkki siis ma olen nagu kuidagi nõrk. Miks ma ei ole nii suutlik? Võib-olla see ei olegi minu jaoks. Näed, põrgatasin pall endas kuskile täiesti kaugusesse. Ma ei oska seda, see ei ole minu jaoks, mul läheb tuju ära. Versus minu ema oli täpselt samas kohas.
Ta põrgatas ka palli ja lendas sinna ja hakkas naerma selle peale, et kus see nüüd läks, on ju. Ja mis veel, samm edasi sealt nüüd oli nii, et me olime umbes aasta aega, oleme lapsi kaasa vedanud. Padelitrennides on hetki, kus nad ütlevad, et me enam ei taha. On olnud hetki, kus me oleme neid motiveerinud väliselt. On hetki, kus nad on nagu, see on maailma kõige ägedam koht. Ja nüüd andsime reketi pojale kätte. Ja üks raskemaid lööke esialgu on niimoodi klaasi põrkast, et põrkab pall maha, klaasi ja siis ta peab sealt edasi mängima. Ehk siis koordineerima, kus see pall läheb ja mängib edasi. Ja meie poeg oli nagu esimesest korrast nagu mingi pro level. Me ütlesime, kus sa oled õppinud? Ma olen vaatanud, kuidas te issiga seda teete. Ma olen kogu aeg jälginud, kuidas te neid palle vastu võtate. Ja ma proovisin, päris kerge. Ja siis meil tuli see nagu mõte, et aga ta päriselt jälgiski meid. Ta päriselt pikseldaski ja läbi selle, mida me oleme teinud, isegi kordagi reketit käes hoidmata. Ta tegelikult õppis, sest ta õpib läbi eeskuju. Absoluutselt. See on nii hea, et sa selle sisse tõid, sellepärast, et oleme nendel teemadel sinuga rääkinud ja mulle tohutult meeldib ka see, mis sa oled öelnud, et kui on see isa või ema, kes läheb koju või tähendab kodust trenni ja tšau, ma lähen trenni ja siis tuleb tšau, ma lähen nüüd tagasi ja siis võib-olla tõesti on see, et natukene on selline tuju parem ja eks ju, just, aga mis seal vahepeal toimus, on ju. Ja see on nii hea näide lihtsalt ja tõesti see, et kui võtta neid kaasa või lubada ka sõpradega trenni kaasa, et mine siis vaata, kuidas see trenn on, mismoodi seal nagu asjad käivad, et tegelikult see jällegi tekitab selle tunde, et ma tahan ka proovida, eks. Et näiteks minu poisil on BMX praegu see, et ma tahan, et multispordis on siis see ka üks variant ja siis tuleb ja räägib, ma juba tahaks ainult seda teha, on ju. No võtame veel niimoodi, et proovi veel teis ja kõik on äge, et aga võt see on mulle nii meeldib, aga ta käis kaasas ja siis ta nägi, kuidas seda tehakse ja tal tekkis see huvi, eks. Mina tunnistan, mina vanemana ei oleks osanud talle isegi seda mitte soovitada, just nimelt seda BMX-i trenni, rattatrennist kui sellisest olin ma teadlik. Ehk jällegi see läbi kogemust õppimine on minu arust nagu ülivõimaseks. Aga ütle, Helina, seda, et kui me tahame, et me eeskujuga nakataksime, ütleme, lapsi ja ka teisi täiskasvanuid, sest ikkagi on palju täiskasvanuid, kes ka veel ei ole seda võib-olla oma liikumist leidnud ja arvatakse, et see on ikka midagi rasket, eks. Et mina alustasin üle aastakümnete uuesti liikumist läbi selle, et ma hakkasin kõndimas käima, siis kui oli meil see tore koroonaaeg, on ju. Ja ma liigun kõnnid siiamaani, sest mulle nii tohutult meeldib. Siis tänaseks käin ma jõusaalis ja mis ma tahan öelda on see, et kui sa ütlesid maikuus ühel väljakutsele, et miks te pesete hambaid niisama peegli ees ja et tee midagi, tee kükke või siruta venita, eks. Ja vot sellest hetkest alates on mul sinu sõnad nagu loosungina ees ja minule on saanud täielikult harjumuseks, et vähemalt 2 korda peseme hambaid hommikul ja õhtul ja see ei möödu kunagi nii, et ma lihtsalt pesen hambaid või ma seisan või istun kuskil, ma teen kükke, ma teen erinevas variatsioonis neid ja mul on tohutult hea meel selle üle. Nagu aitäh selle eest. Mega tubli. Ja siis kuulajale ka, et miks me seda teeme, eks ole. Kas sa oled kunagi mõelnud, kui palju oma aastast veedad sa päriselt hambaid pestes? See on ikka pikk aeg, on ju. Tundub nagu hommikul 2 minutit, õhtul 2 minutit, no ei ole ju nii väga pikk, et see on nagu nii linnulennult. Aasta lõikes see on 24 tundi. Ehk siis on päris suur maht. Ja kui me nüüd räägime, miks alustada väikselt ja miks iga samm loeb ja kust alustada, on see, et tee see üks kükk. Ja siis kõik ütlevad, et seal ei ole mingisugust pointi. Aga üks kükk päevas on 365 kükki aastas. Just. Kui ma ütleksin sulle, et teeme nüüd challenge'i, kes iganes sa siin kuuled, on ju, 1. jaanuarist 30. detsembrini hambaid ei pese ja 31. detsember vihume 24 tundi jutti. Kas sa teeksid seda? Ei teeks, ma ka ei teeks, on ju. Kahjulik, kehale mega kahjulik. Hambaarstid mitte keegi ei soovitaks seda. Aga miks me teeme trenniga samamoodi? Me tuleme justkui nullist, kunagi me ei saa olla nullist, sest et null oleks põhimõtteliselt
koomaseisundist väljatulek, eks ole, me alati teeme midagi. Me kõndisime kas või siit toast siia, on ju, see on juba midagi. Aga et kui me nagu alustame treeningtsüklitega, kõige suurem hukatus on see, et me hakkame kohe hurraaga kõik või mitte midagi. 4 korda nädalas, jõusaali liikmelisus, ma olen juba maksnud selle eest, pum, iga päev alla 2 tunni pole mõtet, on ju. Ja siis ülla 2 kuu pärast on lihtsalt see, et ma ei jaksa. See on nii ajamahukas, see on nii ressursimahukas, mul on muu elu ka ja see on loomulik, see on väga loomulik. Ehk siis väike samm loeb, see üks kükk loeb. Ja ma tahtsin just öelda, et üks päkkadele tõus loeb. Ja mõtle nüüd, kui sa teed iga kord, kui sa pesed hommikul ja õhtul hambaid, mida me loodame, et me kõik oleme saavutanud selleks ajaks, on ju, siis mõtle ka korraks selle peale, kui kaua läks meil aega päriselt, et see hammaste pesu saada endale harjumuseks. Ka oma 7-aastast last, ma olen ikka vahepeal, kas hambad pesid? Jaa, päriselt? Ei, veel mitte. Ikka veel kontrollime. Ja siis me nagu tahame, et meil uued harjumused, nagu treeningharjumus, jõusaali minek, treeneriga koos treeni tegemine, oleks nagu 3 päeva käin ja miks mul ei ole harjumust. Et anna endale aega, me kõik oleme nagu ikkagi väiksed lapsed siin samas süsteemis. Meil on õnneks natuke rohkem prefrontaalkorteks välja arenenud. Ehk siis see loogiline ja see ettemõtlev ajupiirkond, see abstraktne mõtlemine. Ehk siis see seos, põhjus, tagajärg, see on ju, aga põhimõtteliselt me peame trikitama iseennast ikka samamoodi. Absoluutselt. Motiveerime ennast alguses väliselt ja siis hakkab see sisemine motivatsioon mängima nagu. Sest see üks kükk loeb, mis sa arvad, mul oli algus sama, et ma nüüd teen iga kord. Oota, ma ei ütle isegi lõpuni, et ma ei viitsi, ma lihtsalt tegin ära need kükid ja nüüd on see nii harjumus, et see lihtsalt on ja kuulub, eks ju. Ja just see, et sa ei pea neid igavaid kükke tegema, vaid sa saad neid erinevaid variatsioone veel kükkides teha, eks ju. Et see on üks oluline koht. Kuid Elina, nii väga tahan, et sa näitad meile ka midagi ette, mingisuguseid harjutusi, mida me saame igapäevaselt kontori toolil istudes teha ja mis mulle tohutult meeldib, on see, et sa teadsid, et ma palun, et sa midagi näitaksid ette ja siis sa tuled, sul on kingad ja sul on miniseelik. Ma teadlikult panin selle sinu jaoks. Ja siis ma tean, okei, on ju, ja siis tekib ju see, loomulikult on ju, et me ei käi ju tööl dressides või alati väga mugavates riietes ja püksteseks. Aga tegelikult ju riietus on see, mis ei saa olla takistuseks, vaid tahe on ju see, mis paneb meid liikuma. Ehk siis tegelikult sa saad igas hetkes valida midagi teha. Kas või selles hetkes, kus sa oled tegelikult ka Zoomi koosolekul või ümber laua koosolekul, sa saad kas või randmeringe teha. See on ka midagi. Sa saad lihtsalt jalgu tõmmata. Varbaid üles, varbaid alla, on ju. Sa saad tõsta lihtsalt kandasid. Ehk siis me ei saa veel päkkadele tõusta. Ma saan täiesti aru sellest. See võib tunduda jabur, nagu et mis sa siis teeb, tegelikult teeb. Tee nüüd 10 või 20 kordust ära. Ja tunne, pumpab, on ju pumpab tegelikult. Absoluutselt pumpab. Ja kusjuures mul tuli praegu meelde see, millega sina mind raputasid, see lause. Et hea vaataja, kas sa päriselt tead seda, et kui sa istud tund aega, liigutad sõrmi, aju liigutad ka, on ju, aga kui palju aeglustub su ainevahetus, kui sa istud 1 tunni? Võrreldes siis sellest hetkest, kui sa istusid sinna, on ju? See tund aega. Ja vot see oli minu jaoks see, mis on mul täiesti punane lipp, kui ma vaatan, et ma olen pikalt istuma jäänud, nüüd ka juba, eks ju, ma tunnen, et tahaks juba liigutada, sest keha, eks ju, tahab liikuda, eks ju, ainevahetus aeglustub 90%. 90%. Kui sa selle numbri välja ütlesid, mina päriselt hoidsin pead kinni, ma ütlesin, see peaks olema nagu igal pool, et see on juba põhjus, et liigu selle pärast, et mis juhtub, kui me ainevahetuse aeglustub. Tuleme tagasi selle kella juurde. Me oleme savannirahvas. Mis tähendas istumine? Et meil on oht möödas. Meil ei ole vaja kellegi eest ära joosta ja meil ei ole vaja kedagi ka küttida, sellepärast et arvatavasti kõht on täis. Ma ei tea, lapsed on toidetud, hoitud, on ju. Me oleme jõudnud oma turvalisse keskkonda, mis on koobas. Nii. Ja miks nüüd loodus peaks panema sulle 500% ressursi, et hakkame nüüd kütust kulutama täiel hool? Ei,
ta teebki sellise vaikse shutdowni, sest et mul on vaja ju oma energiat hoida, sest ma ei tea, millal ma järgmine kord saan uue saaklooma. Võib-olla mul on, ma ei tea, mingi tiiger seal koopa ees, ma pean 3 päeva siin redutama siin koopas, on ju, noh, mis iganes see olukord on. Võttes arvesse, et me oleme ikkagi savannirahvas, siis istumine ei ole veel kohastunud selleks, et me päriselt teeksime seda ajudega tööd. Istumine on justkui meie kehale see, et okei, meil on nüüd või lamamine on ju, või seismine. See ei ole justkui pingutus omaette. Kuigi sa võid vaimselt väga suurt pingutust teha, siis üks asi on, nagu ma enne ütlesin, füüsiline, teine vaimne pingutus. Ehk siis proovid teha, mida iganes sa saad. Kui sa täna tead, et sa pole ühtegi kükki teinud, siis tee 1 kükk, 10 kükki. See on juba alustus. See on rohkem kui eile. Ära võrdle kunagi ennast Helinaga, Merikesega, ma ei tea, Gert Kanteriga, on ju. Sa võrdled ennast eilse, üleeilse aastataguse iseendaga ja alles siis sa saad nagu vaadata, kust ma saan natukene juurde kruttida. Et teadlased on ära määranud, kui palju me peaksime nädalas ja päevas olema kehaliselt aktiivsed. Ideaalis täiskasvanud inimesed 150 minutit mõõdukat kehalist koormust nädalas, aga topelt on veel ekstra hea, ehk siis 150–300 minutit nädalas võiksime olla kehaliselt aktiivsed või seesama harjumus võiks olla 75–150 minutit siis intensiivset treeningkoormust. Intensiivne võib olla näiteks jalgpall, ujumine, padel, tennis, kus meie nagu pulss ehk siis südamelöögi sagedus päriselt tõuseb päris üles, mitte nagu sinna 100% peale maksimumist, aga ikkagi nagu päris üles niimoodi, et mul on juba raske rääkida. Ikkagi higistamine on täiel mahul juba hakanud nii-öelda aktiviseeruma. Me tunneme, et meie kehas on soojem olla ja meie hingamisrütm, eks, nagu ka rääkimisrütm on siis kõrgem, ehk siis pulss on kõrgenenud, hingamine on pinnapealsem ja raskem on hingata ja rääkida ka. Lisaks sellele me peaksime tegema 2-3 korda nädalas mingisugust lihast ja luukonda tugevdavaid harjutusi. See võib olla jõusaal, see võib olla kodune treening. Kui me tõstame raskuseid, seda parem, sest et ikkagi teadus näitab, et mida suuremaid raskuseid me suudame ka tõsta, seda parem on perspektiiv meil vanemas eas. Et ainult nagu keharaskusega kükkidest mingi hetkeni see piisab, aga mingist hetkest meil on vaja ikkagi võtta väike sangpomm või hantlid või kang endale turjale, siis seda efektiivsem lihtsalt on see nii-öelda load, ehk siis see raskus, mis me kanname oma liigestele, lihastele, on seda parem. Pluss me võiksime limiteerida igasuguseid istuvaid, mitte liikuvaid elustiiliga nagu kaasnevaid asju, noh nagu lift on ju, me võiksime käia rohkem trepist, mitte liftist. Me võiksime rohkem, ma ei tea, noh, väga lihtsad asjad, pargid parklas kaugemasse nurka, tuled ümber nurga pikemalt. Koolilapsed võiksid liikuda ise kooli ja tagasi. Kui on võimalik, pange lapsed kuskil kaugemal nii-öelda autoga maha, las nad kõnnivad see 200, 300, 500 meetrit, mitte midagi ei juhtu iga ilmaga. Ja lastel on siis sellised määrused, et igal päev võiks olla laps, olenemata tegelikult vanusest 60 minutit kehaliselt aktiivne. Ja see võiks ka olla täpselt samamoodi, et kuidas lapsele seda nagu seletada, see ei pea olema ühes jutis tehtud, see võib olla 10 minutit siit, 20 minutit siit, 10 minutit siit, jupiti. Jällegi, pulss tõuseb, kehas hakkab soe, hingamine läheb pinnapealsemaks, raskem on rääkida ja see intensiivsus võiks olla selline. Lisaks 2-3 korda nädalas võiks temaga teha mingisugust jõudu, nii-öelda lihas tugevust, luulihas tugevust siis nagu suurendavaid treeningud. Ja näita ette ka Helina midagi, mida saab igaüks kas või kohe praegust kaasa teha. Mina panen ka kõik ära, on ju, ja mõtlesin kohe, et püsti. No, siin ei saa ju kõik istuma jääda. No üks parimaid harjutusi ikka alati on kükk. Kükk on lihtsalt, no teeme lihtsalt need. Kui raksuvad, siis ei ole mitte midagi hullu. See on arvatavasti sellest, me oleme näinud
piisavalt pikalt juba istunud. ja kohe on juba hea olla. juba kangem. Kui sa saad, siis alati pärast söömist täiskasvanud inimesena teeb 10-30 kükki. Kui saad minna jalutama, lihtsalt parim asi, mis sa saad iseenda kehale teha, on liikumine alati. Nii, kui sa ei saanud kükke mingil põhjusel teha, siis tee päkkadele tõuse vabalt ka 30 kordust. Väga hea asi, mida saad teha. Kui saad, võid teha ka kontoris sellist asja, et just kui istud, aga tegelikult ei istu. Natuke trikitad iseennast, eks. Ühe kliendile ma andsin sellise mõtte, et just ei olnud valmis mitte midagi muud rakendama, aga see, et üks kükk enne igat istumist, et hakkad nagu Netflixi minema vaatama, siis mõtled, okei, üks kükk ja nüüd istun. Ta ütles, et lõpuks tal tekkis selline olukord, ta ei saanud potile enne minna, kui ta pidi WC-poti kohal tegema ühe kükk ära ja siis alles sai istuda. See on harjumus, väga hea. Ta lihtsalt avastas ennast sellest mõttest. Siis, mis sa saad alati teha? Igasugused boksimisharjutused lastele väga meeldivad. Ajule on hea, kui me ristame oma keha, ehk siis parema käe viime vasakule poole. Me stimuleerime vasakut ja paremat ajupoolkera täpselt niimoodi risti põiki nii-öelda. Et kui sa teed lastega, siis lastele väga meeldib boksida. Ühele poole, teisele poole, nüüd koha peal ja võid olla täitsa siin niimoodi pool kükis all, just. Nüüd apperid, haap üle. Lastega väga hea võimalus öelda, nii, võitleme Pokemonidega, ma ei tea, kes iganes su lapse lemmiktegelased on. Me oleme siilsoonikud, jooksed koha peal nii kiiresti kui saad. Lastega saab seda nii mänguliselt teha, tuleb väga hästi kaasa. Me peame ise endale lihtsalt maha müüma selle variandi, miks me peaksime seda tegema. Nii, risti, põlv. Nagu võitleksid kellegagi, on ju. Treenerid teavad, võtad pea, hopp, lööd. Lastele me ei pea nii vulgaarsest asja seletama, aga kujuta ette, ma ei tea, võtad õhupalli siit ülevalt, risti, lööd õhupalli põlvega katki, on ju. Erinevad arvutimängud, Viid, Nintendod, eks ole, erinevad need telekamängud on tegelikult juba toodud niimoodi sisse, et me saame väga palju läbi mängu teha kehalist aktiivsust. Siis lastega väga äge võimalus mängida abrakadabra, simsalabim, ma muudan su konnaks. Ja laps hakkab iseeneslikult kükke tegema, üles hüppeid tegema, teed ise kaasa. Nüüd sina lapsena ütled mulle vanemana, nii kes mina olen nüüd? Ma muudan su tiigriks. Laps läheb pikali, kõhuli, maadleb. Sina teed muidugi ise kaasa ja lendad nagu linnukene ja juba pulss tõuseb, see ongi liikumine. Ma juba tunnen, et pulss ju tõuseb. Siis, kui sa oled lapsevanem, kellel on väiksed lapsed, nagu tõesti pisi-pisid, parim sangpomm on sinu enda laps. Ja laps niimoodi nõudib, viskad üles. Mul on 13-kilone tütar. Oi, temaga saab igat pidi üles visata, rotatsioone teha. Sa saad lastega nagu kõike koos teha. See on see mõte, et ärme teeme eraldi seisvalt midagi, vaid kombineerime selle personaalseks kvaliteetajaks kokku. Müramine, jooksmine, kõik asjad nagu vahepeal lähme välja, möörgame, kes saab kõvemini indiaani ulgamist. Ja see on äge, selles mõttes see on äge, et see annab lastele võimalus, et issand, sa oled jumala äge ema, jumala äge inimene. Et ma teen kaasa, eks ju, mida ma ei ütle, tee nii, vaid ma teen kaasa, eks ju. Ma ikka hakka nüüd tegema. Ei taha. Kohe tegib, ei taha. Hakka tegema nüüd. Ei taha. Aga miks sa ei jookse, miks nii aeglane oled? Aga miks sa ise ei jookse? Täpselt, eks see on see koht, kus me saame peegeldada, et kas nendel sõnadel on nagu teod ka taga. Absoluutselt. Ehk siis, mida ma tahaks öelda igale inimesele, teeme rohkem rotatsioone. Ehk siis kerepöördeid paremale, vasakule, eks. Kui sa saad lihtsalt istud alla, hopp, üles, igasugused rotatsioonid, sest me oleme istuva eluviisiga või mitte liikuva eluviisiga ja me istume nii. Kui palju sa teed oma päevast rotatsioone ühele või teisele? No vähemalt sirutad ikka. Väga palju ei tee, on ju? Jaa,
et igasugused alla, üles pöörded, vot just need rotatsioonid, need on kõige paremad asjad. Avad rinnaku, avad ja paned alla, eks. Venitused samamoodi, paned ühe käega siis põlvede peale, teise käe võtad siit omal toolist kinni ja pöörad nii kaugele, vaatad, kui sa saad. Teed paar sisse-välja hingamist. Ja teise poolega samamoodi. Mida mina tahaks meie tänapäeva inimesed ja perekonnad oleksid lihtsalt koos rohkem liikuvamad. Et seda on näha, me teeme ju abikaasaga koos sünnipäevasid korraldame. Käime erinevatel sündmustel siis nii-öelda lapsi üles soojendamas, paneme dinosauruste maskid ja igast asjad, varsti oleme Lotte ja Adalbert ja me käime väga paljudel üritustel. Me tõmbame lapsi käima läbi lastediskode, läbi liikumismängude. Lastele väga meeldib WC-poti kulli mängida. Mis tähendab WC-poti kull? Ma ei tea, kui paljud teist on mänginud. Ei tea. No vot, WC-poti kull on selline kull, tehke kodus järele ja liikumisõpetajad kuidagi lõides lastele väga meeldib. Juba see mõte, et me teeme midagi natukene ulakat, on see, mis neile meeldib päriselt. Sõidad WC-poti kull päriselt. Ja me lähengi rolli sisse ja sa võidki teha. Ehk siis, mina olen kull, saan sinu kätte, siis sina pead istuma poti peale. Mis on? Kükkasend. Käsi üles ja teine laps tuleb ja teeb su lahti, aga sa istud nii kaua siin all, kuni teine laps tuleb ja ütleb, tõmbab sul vee peale, siis saad uuesti edasi joosta. Ja siis mina sind. Ja istun siia alla, eks ole. Aga neid lapsi on nagu palju. Üks on kull, kes siis käib ja paneb lapsi nii-öelda WC-pottideks. Kükkasend, mis see on? See on kükkasend, eks? Laps saab istuda, saab samal ajal jõudu arendada, samal ajal tootab, käsi on üleval, käsi juba vaikselt hakkab niimoodi, et kas keegi tuleks mind palun päästma. Aga see on äge asi, mida lihtsalt lastega teha. Samamoodi banaanikullid, sabakullid, neid nagu lahendusi on palju. Ja lapsed samal ajal jooksevad eest ära, arendavad oma aeroobset võimekust, jooksevad, spordivad, teevad oma ajule väga suure pai ja kasuteguri. Ja samal ajal oma lihaskonnale, aga samal ajal ka sotsiaalsetele kontaktidele. Kui esialgu lapsed, täiesti võõrad lapsed tulevad üritusele, siis lõpuks, kui sul ikka juba paned siin väikse matsu heas mõttes ära, teed siin verikese lahti, siis mis? Me oleme juba nagu pool sõbrad. Jaa, täpselt. Ma tulin sind päästma nii-öelda, eks ju. Just. See oli see, kes päästis mu ära. Nii tore. Väga äge. Et siis need on need üritused, mida me teeme ja me näeme, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et need lapsevanemad, kes ise tulevad kaasa, kuule davai, ma tulen ka, ma jooksen ka koos teiega. Nende lapsed on liikuvamad, nende lapsed on aktiivsemad ja täitsa on lapsed tulnud nuttes minu juurde, et minu vanem ei tule. Ta ütleb, et ta ei tule mängima, kas sa tuleksid minu partneriks. Siis me teeme ka väga palju laste versus lastevanemate erinevaid harjutusi, kaasamisi ja lihtsalt panen väga südamele, lapsevanem. Sinu enda eeskuju on kõige olulisem asi 0–12 aasta vanuse lastega. Sealt edasi, jah, me oleme vundamendi ladunud, loodetavasti see vundament on olnud tugev, siis tuleb sõprade roll suurem, aga kui see vundament on olnud selline, et me ei ole pidanud ise kinni enda kokkulepetest ise enda vastu, siis miks peaks see laps õppima kuskilt mujalt? Ja siis see on okei, kui teismeeas natukene need tuurid ja emotsioonid löövad niimoodi välja, et need toitumisharjumused lähevad täiesti, tunne on, et ma olen ju panustanud nii palju, lähevad, aga kui see vundament on olnud tugev, siis ajustruktuur areneb, tema prefrontaalkorteks areneb kuni 25. eluaastani. Siis tal tuleb mingi hetk päriselt see mõistus pähe. Ja tal tuleb uuesti tagasi meelde see, et see brokkol oli hea ja selle omleti sees olid väga mõnusad tomatid. Õhtused jalutuskäigud. Üks asi veel, 2 asja, mis ma tahtsin veel vanematele öelda, oli see, et tehke traditsioon, endale liikumistraditsioon, koos ühine. See võib olla padelitrenn,
aga see võib ka olla üks hästi armas mõte. Iga õhtu pärast õhtusööki te lähete pooletunnisel jalutuskäigule. Ja ma sain selle mõtte Coloradost. Ma elasin 18-aastaselt ühe Colorado pere juures USA's siis. Colorado on the healthiest state of USA. Ehk siis kõige tervislikum osariik siis USA's. Ja ma elasin nende juures ja mulle väga meeldis nende peretraditsioon. Kõik teadsid 18.30 on õhtusöök. Kõik proovisid võimalikult kiiresti jõuda selleks hetkeks alati koju. Koos ühiselt tehti õhtusöök ja siis mindi tunniks ajaks jalutama. Me tegime sellise 5-6 kilomeetrise ringi ja vot siis oli igal ühel eraldiseisvalt aega rääkida, kuidas läks sinu päev, mis oli põnevat, mis oli väljakutsuvat. Seal ei olnud võimalik põgeneda, keegi ei tahtnudki ära põgeneda. See oli aeg, mida kõik teadsid, see on nagu püha kraal. Kõik tulid kohale, igaüks sai oma sõnaõiguse korra, kõik olid kuuldud, kõik olid nähtud ja pärast seda kõnniringi. Igaüks võis minna enda koopasse teha homseid koduseid töid, mis iganes see oli. Aga see oli nagu pereaeg, see oli koosolemisaeg ja see oli nii ilus. See oli iga päev. See on nii ilus soovitus tegelikult meile kõigile, sest et kui me teeme midagigi perega koos, siis me tegelikult ju loome midagi ilusat. Me loome seda koos tegemist, me loome seda vundamenti, et igal hetkel need lähedased lapsed tahavad tulla koju ja teha seda sama asja. Et see on minu arust üliäge soovitus. Ja viimase asjana, Helina, ma tean, et sul on raamat kaasas. Ja kõikidele lastevanematele, kellel on teismelised lapsed kodus ja tunne on, et no mitte ühegi moega ei saa neid kuidagi motiveerida liikuma, siis juuniori tugev aju on selline asi, mis on tegelikult väga, ütleme, lastelikult kirjutatud, et lapsed, näiteks, kuidas õigesti sõnastada laste jaoks seda eesmärki on, kuidas saada parimaks geimeriks. Ehk siis siin räägib sellest, et kuidas läbi liikumise laps võib saada palju paremaks arvutimängudes. Ja see on see koht, kus me peame tänasel päeval tegelikult adresseerima seda. Et see ei ole nagu see, et vaata oma kehakaalu või kas üldse ei huvitu sellest teisest. Ei, läheneme nende vaatevinklist lähtuvalt. Kui nende jaoks on arvutimängud tähtsad, siis lähme, okei, sa tahad olla, ma ei tea, mis iganes, Robloxis või kus iganes, tahad olla veel parem. Aga tead, 10 minutit liikumist annab juba sulle selle, et sul on fookus parem, sul on skoorid palju paremad. Mis sa arvad? Äkki proovime? On ju, teeme ära. Ja siis kolmas asi, mis ma tegelikult tahtsin soovitada, on see väline motivatsioon peredele. Et lastel esialgu ei ole sisemist motivatsiooni. Neil ei ole kindlat teadmist, miks ma peaksin liikuma. Ja siis on väga okei teha mingi kleepsukalendrid ja asjad, et iga kord, kui laps käib trennis, siis ta saab kleepsu. Minu lastel on mõlemal ise tehtud. Esialgu see kleeps, see teadmine, et ta saab kleepsu, viis neid trenni. Nüüd viib see trenn ise neid sinna trenni ja see kleeps on tõesti mõttetu lisaprodukt, mis lõpuks enam ei olegi tähtis ja see unustatakse ära. Aga esialgu, nii nagu meie peame ennast motiveerima, ma ei tea, vahepeal uute tossude, uue nutikellaga, mingite poputamiste asjadega, siis samamoodi me peame tegelikult oma lapsi motiveerima. Ja tegelikult on see koht, kui sa ütlesid, et need uued tossud, mis iganes, siis minu enda kogemus on see, et kõige armsam tunne, mis minul oli, et kui ma puhkusin või puhusin oma vanadelt trennitossudelt taaskord tolmu ja mõtlesin, et tulge, ma viin teid liikuma ja lähme, et see tekitas tohutult hea tunde. Ehk ei pea alati olema kõige uuemad ja vingemad riided, sest oluline on see, et sa lihtsalt tahad seda kõike teha. Elina, aitäh sulle! Sinuga võiks ka mitu saadet teha erinevate nurkade alt ja mul on üli hea meel, et sa jagasid nii entusiastlikult ja nii kaasatõmbavalt ja palun, tehke neid kükke ja just seesama, et ära võrdle ennast mitte kellegiga peale iseenda, sest kui sa eile ei teinud ühtegi kükki ja täna teed juba ühe ja homme teed teise, siis on sul juba tehtud 2 kükki ja see on ikka parem kui üldse mitte midagi. Aitäh, et sa kuulasid ja aitäh, et sa vaatasid. Jaga kommentaare meile ja
kui palju kükke siis sina otsustad enda kasuks teha. Ja kui sulle tundub, et meie saated on toredad ja põnevad, siis vaata Tervisetasku podcasti ja kindlasti sa leiad enda jaoks harivaid episoode, mida kuulata ja mida ka oma ellu rakendada. Näeme jälle! ta sünnib hommikuvalguses oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas.